Tere, mina olen Kristjan Kuusk, riigipilve arhitekt. Mina olen riigisektoris tegelikult nüüd põhimõtteliselt ainult aasta töötanud. Minu eelnev ajalugu on kõik erasektorist olnud. IT-s ma olen 25 aastat, saab kohe täis. Virtualiseerimisega olen põhimõtteliselt algusest peale tegelenud, nii nagu see pihta hakkas, nii ma sellega tegelema hakkasin. Ja teenusepakkuja juures olen ma olnud viimased 15 aastat tegelikult. Ja sellest 15 ma tegelikult olen 12 aastat ise eraettevõtjana sellist teenust pakkunud. Et see etapp sai nagu läbi ja siis ma vaatasin, et mida edasi ja nii ma tegelikult siia riigipilve maandusin. Ja minu ülesandeks nüüd ongi seda 2.0 vedada, et milliseks see riigipilv peab kujunema. Et miks meil siis 2.0 on? 1.0 ehk siis startupi faas on tegelikult nüüdseks läbi saanud. Me teame, mis töötab, me teame, mis ei tööta. Ja kõik hea, mis töötab, selle me võtame nii-öelda vanast riigipilvest kaasa ja need asjad, mis ei tööta, need me siis asendame uute ja parematega. Kui me vaatame nüüd, mida me sinna pilve paneme, siis tarkvara suures plaanis võib tegelikult jagada kaheks. Et asjad, mis on arendatud juba pilvele vastavalt cloud native'ina ja siis kõiksugune legacy ehk siis eesti keeles väga hea sõna taakvara. Ja me näeme seda niimoodi, et sisuliselt tulevad pilve jaoks kirjutatud tarkvarad, mis on konteinerisse juba pandud, mis jooksevad Kuberneteste peal, millel on sisuliselt kõik hästi. Ja siis tulevad need murelapsed, et algab sellest, kui konteinerisse on mõni nii-öelda mitte pilverakendus pistetud praktiliselt jõuga. Sellest allpool on nüüd lihtsalt virtuaalmasinad, kus on opsüsteem ja mingi rakendus installitud. Ja kõige jubedam on see, et kui kuskil veel on mõni füüsiline kast, kus isegi virtualiseerimise kihti vahel ei ole. Et need on need asjad, millega me tegelikult peame tegelema ja mida me peame olema võimelised nüüd konsolideerimise käigus pilve võtma. Teenused jagunevad siis meil infrastruktuurteenusena, platvormteenusena ja tarkvarateenusena, pluss siis kõik väliste partnerite teenused. Et see on niisugune klassikaline teenuse pakkumise mudel, siin nagu midagi uut või üllatavat ei ole. Ja hakkame siis sellest infrastruktuuri poolest pihta, et 2.0 meil on vaadatud niimoodi, et virtuaalmasinad, mis on siis infrastruktuur as a service nii-öelda baas, on meil siis kahte moodi, et me saame valida virtuaalmasinat kas mingis ühes kindlas andmekeskuses või siis teine variant on, et virtuaalmasin võib olla klastris üle andmekeskuste. Et mõlemal on oma põhjuse eesmärk, miks see nii tehtud on, selle juurde ma tulen hiljem tagasi. Loomulikult iga kliendi jaoks peab olema isoleeritud võrk. Me peame igale kliendile suutma pakkuda tulemüüriteenust. Riigipilvel on võrreldes nüüd erasektoriga üks huvitav teenus, mis on privaatühenduse teenus, kus klient sisuliselt tuleb otse fiibrikaabliga meile pilve sisse. Et see on selline asi, millega mina enne erasektoris väga kokku puutunud ei olnud, aga iseenesest see on päris hea asi. Üks asi on siit nimekirjast välja jäänud praegusel hetkel, lisaks tulemüürile me peame hakkama ka pakkuma load balanceri teenust. Et sellest me ei pääse ja nii-öelda huvitavamatest ja uuematest asjadest me tegeleme juba GPU arvutuse pokkimisega, vaatame, kuhu me sellega jõuame, milline see teenus olema hakkab, milliseks see teenus kujuneb ja vaatame ka bare metal as a service'it. Aga see on kindlasti selles 2.0 rakendamise nimekirjas rohkem tagapool. Nii, platvormide poole pealt meil on põhiline asi ikkagi Kubernetes. Et me peame välja töötama standardiseeritud Kubernetese lahenduse,
millele siis saab hakata kaasaegseid rakendusi üle tooma, arendama. Ja see Kubernetes, kui me seda Kubernetes teeme, kui meil on 3 andmekeskust, siis need andmed peavad olema sünkroonselt replitseeritud üle kõigi 3. Et kui üks andmekeskus kukub, siis töö saab jätkuda ülejäänud 2. S3 koha pealt on tegelikult sama, mis virtuaalmasinatega, et me jätame valiku kliendile, et kas S3 paketid jooksutada, siis klient valib, kus andmekeskuses, või teine variant, klienti ei huvita, andke mulle see S3 otsa, mul on lihtsalt mingid andmed, laseme need lihtsalt teile pilve, siis selle osa meie peame siis ära jagama, kuidas see turvaliselt üle andmekeskuste jaguneb. Tarkvara poole pealt praeguses riigipilves ei ole tegelikult riigi ühte kõige fundamentaalsemat teenust, see on XD teenus. Selle arendamisega me praegu tegeleme ja see tuleb kindlasti välja. Ta on küll praegu väliste partnerite teenusena, aga XD on niivõrd fundamentaalne teenus Eesti riigis, et me ei saa ilma selleta. Loomulikult on varundusteenused, et sisuliselt igal levelil on riigipilvel baasvarundus olemas, aga kui on vaja ärirakenduse jaoks spetsiaalsemat varundust, siis loomulikult teeme kliendiga koostööd ja töötame selle variandi välja, kuidas ärirakendus kõige paremini varundatud saab. Ja loomulikult, nagu Arne enne ütles, kõik RIT-teenused tulevad ka otsapidi riigipilve. Riigipilv saab olla RIT-i teenuste alusinfraks. Ehk siis sealt tuleb ka tegelikult päris palju uusi teenuseid. Nii, kuhu me tahame tegelikult selle 2.0-ga jõuda ja esimene osa, kõige tähtsam on käideldavus. Et me peame olema highly available, kellelgi ei ole neid ootamatusid katkestusi vaja, kellelgi ei ole vaja RFO-sid kirjutada, et see on nagu see kõige olulisem, millega me tegelikult tööd teeme. Sellega väga kooskõlas käib ka see, et tegelikult, et kui meil peab olema piisav liiasus kõigis komponentides, et me saaksime ise teha töid nendega. Et me saame mingisuguse serveri või võrguseadme maha võtta, nii et see kliente tegelikult ei mõjuta, et tegelikult klient isegi aru ei saaks. Et ma olen sellise taktikaga erasektoris töötanud ja ütleme niimoodi, et parimatel aegadel oli nii, et klientidele ei pidanudki midagi ütlema tööde osas 3 aastat järjest. Siis hakkasid kliendid tegelikult ise küsima, et kuidas te seda teete, et midagi ei ole, mingid öösõnaga saadete arveid ja jõulukaarte ja kõik töötab ja ühtegi RFO-dega asja ei tule, aga selline asi on tegelikult võimalik. Ja kuidas me seda infra poole pealt teeme? Esimene asi ongi, et meil peab olema paaritu arv andmekeskuseid, minimaalselt 3, et saada kokku kaasaegsete klastersüsteemide koorum. Ja pluss siis andmesaatkond, et kui meil siin ikkagi olukord väga inetuks läheb, siis andmed oleksid ikkagi ka Eesti riigist väljaspool salvestatud. Ja nagu ma eespool ka korra mainisin, et tegelikult me peame suutma töötada niimoodi, et kui üks andmekeskus täiesti pikali kukub, siis klientide jaoks väga midagi ei muutu, töö läheb edasi. Kõige parem, kui klient isegi üldse aru ei saa. Nii, andmete säilimine. Et andmete säilimisena me peame, kui andmekeskuste töötamise koha pealt oli meil nõue, et üks andmekeskus võib kukkuda, siis andmete säilimise koha pealt panime nõude, et kui ainult üks andmekeskus on järgi jäänud, mis iganes põhjusel, siis selles olevad andmed on koherentsed ja neid saab infrastruktuuri ressursside taastamisel kohe uuesti kasutama hakata. Ja kui kõik andmekeskused on hävinud, siis läheb käiku andmesaatkond. Ja ka kriitilised teenused, sellises olukorras, kus kõik andmekeskused on hävinud, see peab olema mingisugune väga, väga kriitiline hetk, siis ka väga sellel hetkel me valime välja, mis teenused need on, või õigemini riik valib välja, mis teenused need on, mis siis andmesaatkonnas käima pannakse.
Hallatavuse koha pealt. Meil, nagu Taavi mainis, meil on selle koormuse balansseerimisega siin olnud probleeme ja see peab saama korda. Et küsimus on praegusel hetkel suht-koht OpenStackis, aga kui me nüüd 2.0 teeme, siis see probleem peab saama olema lahendatud. Kogu infrastruktuur peab olema koodina kirjeldatud, et kogu konfiguratsioon on Gitis ja selle konfiguratsiooni infrastruktuurile peale laskmine käib kasutades DevOpsi pipeline ja protsesse. Kliendi vaates on siis nii palju, et pilve peab saama kasutada nii iseteeninduse kui API-de kaudu, ehk siis programmaatiliselt. Need on praktiliselt võrdes, mida järjest rohkem, mida rohkem me sinna cloud native'i poole lähme, seda rohkem peab olema ka seda API-de kaudu kasutamist. Siis, kui me tuleme nüüd võrgu juurde, siis võrkude koha pealt jutt oli, et me oleme SDN-i valinud, siis tänu sellele SDN-ile peab klient saama oma võrgud pikendada enda andmekeskusest või kontorist riigipilve. Ja seda isoleeritult ja niimoodi, et ühe kliendi võrgust tulnud mingisugune pahandus ei mõjutaks teisi kliente. Samamoodi klient peab saama valida tulemüüri riigipilves kas siis nii-öelda virtuaalmasinana või teine variant on see, et klient jääbki alguses kasutama oma andmekeskuses või oma kontoris olevat tulemüüri üle selle privaatühenduse. Ja on olnud probleeme siin selle ühe seadmega, mis Taami mainis, mis on 7 korda meile peavalu valmistanud. Kõige suurem peavalu oli see, et osad privaatühendused ei ole dubleeritud ja kui selle seadmega mingi jama oli, siis need ühendused kukkusid maha. Nii, võrk 2.0, ehk siis tegelikult seda võrk 2.0 me alustame juba 1.1-ga. Ja me valisime selleks juba tegelikult riigipilv 1.0-s kasutusel oleva Pluribus Fabricu. Ta oli Ericssoni osas kasutusel ja me vaatasime turul ringi, mis ja kuidas ja me otsustasime, et tegelikult see on hea lahendus ja me läheme sellega edasi ja me laiendame selle üle kogu riigipilve. Selle üks headest omadust jälle tulles tagasi privaatühenduste juurde, et klient saab tulla kogu oma IP-aadresside asjadega riigipilve. Klientidel võib olla isegi ühed samad MAC-aadressid. See isoleeritus on nii tugev SDN-is. Ja SDN annab ka võimaluse nüüd kasutada TPU-sid. TPU-d on siis sisuliselt kaasaegsed kiirendatud võrgukaardid, mis siis lubavad teha krüpteerimisi ja asju sisuliselt line rate'iga riistvaras. Virtualiseerimiskeskkondadest tulevad Nutanix eelkõige Cloud Native alla ja VMware eelkõige taakvara alla. See on praegune plaan. OpenStackiga me jätkame päris pikalt, aga kui see OpenStacki hädad ei saa uutemate versioonidega parandatud, siis pikemas perspektiivis OpenStack ikkagi läheb maha. Ja nagu mainitud sai, kogu ressurss on jaotatud siis hyperconverged infrastructure peal, node'ide peale laiali. Ja üks asi veel, millest ma tahan mainida, meil on tulemas riigipilv 2.0 kontseptsioonidokument, mille me siin lähiajal saadame kõikidele teile välja just kommenteerimiseks, lugemiseks, ettepanekute tegemiseks, et mis me oleme siis tehniliselt nüüd kokku kirjutanud, kuidas see asi välja nägema hakkab ja ootame teie tagasisidet. Küsimused? Jaa, ma juba näen ühte kätt seal. Asi, millest ma pole aru saanud, et miks me andmesaatkonda ja kolmandat õlga eraldi vaatleme, et miks see saaks olla kolmandas õlg välismaal ja meil on 2 kärbest või Väga lihtne põhjus, valguse kiirus. Valguse kiirus. Kui me tahame teha sünkroniseeritud kirjutamise andmekeskuste vahel,
siis valguse kiirus tegelikult määrab ära selle, et kui kaugel need andmekeskused üksteisest olla saavad. Andmesaatkond, ta on kaugel, ta on hea, et ta on kaugel, aga tänu sellele me ei saa kahjuks kõiki asju sinna teha laivis. Ma näen siin ühte küsimust veel. Võtame viimase küsimuse, muidu me lähme ajaga täitsa. Mul on selle nii-öelda visiooni poolest küsimus, et kus ma saan näha seda roadmap'i, et kui mul on näiteks vajadus üle API backupi teha, ehk siis kõik nii-öelda YAML-i kirjutada, ka backupi lahendus sinna sisse, siis et kas ma saan kuidagi nagu vaadata, et nüüd ma võin riigipilvega nii-öelda rahuliku südamega liituda? Sisuliselt on see, et kui me selle teenuse välja kuulutame, siis on see hetk. Kui on huvi, siis tegelikult 2.0 vaates me valime tegelikult algus ka mõned POC-i kliendid, kellel on nagu nii-öelda suurendatud huvi asjaga kiiremini liikuma minna. POC-iga on alati see risk, et midagi võib ka selle POC-i käigus nihu minna. Aga nii on, et küll me selle, kui see välja kuulutatud saab, kõik, mis on välja kuulutatud teenusena, siis on ta olemas. Nii, aga tõmbame hetkel joone alla. Mina tänan. Teeme ka.